linnast, ehkki hallitama paesed teed, ikka head neile need. Kui sa hulgud mööda kitsast tänavat, neiu silmad sulle vastu sääravad, hoide poisid kuskil põleb rind, neiu maa ei jäta sind. Leitud pole õiget kallimat, vaata ringi meie armsas Tallinnas, Stroomi rannas kiigub kõrge kiik, laulab seal tüdruk Viit. Lööme õhtu saapad hästi klantsima ja siis Kadriorgu lähme tantsima, hoide poisid kuskil põleb rind, neiu maa ei jäta sind. Ükskord leiab Hella kallima, see ei lahku enam iial Tallinnast, loome kodu kõrgel kaldapael, kostab seal laste naer. Pilgub merelt meile kaugem maajakas, viiab kaunist õnne valge kajakas, hoide poisid kuskil põlev ring, neiu maa ei jäta, neiu maa ei jäta sind. Tuhandetel inimestel võis hing kinni jääda, kui levis nii maal kui linnas elööpele jutt vennaskonna lagunemisest. Rahu, rahvas! Vennaskond on kõigega kohanev organism ja Siim läks uue rivistuse juurde tõde pärima. Ja vennaskonnaga kohtusin ma pubis tehase number 43. Kaspar, sa tahtsid esimese küsimuse vennaskonnale ise esitada. Mis on elu mõte? Tõnn vastab. Polegi mingit mõtet. Millised koosseisu muudatused on siis vennaskonnas toimunud? Noh, praegu nagu kitarrist Teet Ivar. Mina käisin koolis siis. Ma olin siis muusikakoolis, õppisin klaverit. Eli redeleid arvutasin, kui nemad juba rockistaarid olid. Noh, enda jaoks teeme seda muusikat ja ise kuulame seda kodus. Ja. Regression oodata. Mandumine tuleb. Kuulu järgi kirjutad ka uut raamatut. Millal seda oodata on või on ta valmis või alles töös? No ta on alles töös, jah. Nagu, selles suhtes, et nagu käsikiri on valmis ja nagu arvutisse sisse löödud ja midagi ma tahtsin veel öelda. Ai midagi.